Tšau. Tšau. Tere tulemast garderoobi. Tere tulemast garderoobi tuurile. Täna me vaatame garderoobis ringi. Siin on mul kunstigalerii vormimüts. Mitte see sobib kuskil mujal või näiteks kohale tulles. Aga kui ma koha peal olen, siis ma olen üldiselt sellega. Ja pealmised riideesemed on, et vest on piisavalt suur, et selle saab isegi jope peale panna. Et mul on piisavalt õhuke särkjope, et mis näeb välja nagu särk, aga tegelikult on soe riideese. Et siis sellele saab vesti ka peale panna. Et siukene, siis mul on tagavaramüts ka, aga tagavaramüts kaalub umbes 2 kilo ja see on metallist tehtud. Ja sellega on see, et ta on kõrgem. Et sellega jääb igale poole kinni. Ja adresseerime elevanti toas ka, et ajaloolistel viikingitel selliseid sarvedega pütse ei olnud. Et see on Richard Wagneri väljamõeldis ooperi tarbeks ja selle ajaloolisest tõest on ta saanud palju populaarsemaks. Nii et siis ma lihtsalt kasutan seda naljamotiivina, et värviviikingi galeriil ei ole mitte mingit seost viikingitega ega viikingi ajalooga. Ja siin on igasuguseid asju. Et siis ka see on ka tegelikult riideese. Et selle saab, nii ma pean otsima üles, mis pidi ta käib. Tundub, et mul on isegi galeriis paremad riideesemed kui Xenia Fokini saates. See käib niimoodi pähe. Et selle saab panna. Ja siis saab vormimütsi ka juurde panna, et mõnikord ma olen selle ka selga pannud. Et niisugune asi. Vaatame korra seda. Riiete hinnad on vist päris kirved. See on mul ise tehtud jope, millele ma panin kirve külge. See on nüüd eriefektina ka kasutusel. Et see on 2 filmis ja 1 muusikavideos. Nõiad otsa põrgust, õiglus 3 ja siis Marko Tasase muusikavideos on see olemas. Et ma tegin selle kunagi prängina ja siis see on siiamaani siuke igihaljas. Mõnikord ma teen kirveviske märklaua juures ka tünga, et vedelen sellega kõhuli märklaua ees. Ja siis osad külastajad teevad sellega pilte ka. Ma pean kampsuniga ära võtma. Ma loodan, et mul soeng sassi ei lähe. Ja siis mul vedelevad siin mõned pintsakulaadsed asjad ka. Üks ongi pintsak. Selline täiesti tavaline punane pintsak. Huvitav, kas ma seda selga ka saan. Nii. Tavaliselt mul on krae tagant püsti, kui ma seda selga panen. Nii, siukene. Üks varukad ka välja tõmbama. Siis on et siin mul on siuke tagasihoidlik valik, et mul tegelikult garderoobis on palju rohkem asju. Et ilmselt järgmises osas me vaatame rohkem. Siin on tagavarasärk. Niisugune täiesti tavaline must särk. Kuna minu jaoks täiesti tavaline. Et võib-olla kellegi teise jaoks on see väga ekstravagantne. Aga ega see ei ole kõik. Siis edasi vaatame sabakuubesid. Et siin mul ainult üks sabakuub ongi.
teine peaks pintsak olema, üks on sabakuub. Selle ma tõin siia eelmiseks vabariigi aastapäevaks, kui ma tegin vabariigi aastapäeva kõnet. Ja see on YouTube'is olemas ka. Aga nüüd ma kasutan, ilmselt see aasta ma kasutan võib-olla äkki seda vabariigi aastapäevaks, aga eks näis. Peab kanalil silma peal hoidma, siis saab näha. Et niisugune, et see on siis sabakuub. Tavalistes poodides müüakse selliseid riideid, mida ma tasuta ka ei taha, aga niisuguseid ma ostan isegi vabatahtlikult. Oita, kas peaks ütlema ka, mis riided need on? Mis firmad need on? Et kas seda peaks ütlema? Võib-olla. Okei. No võib-olla siis, kui küsitakse. Ja proovime tänaseks viimast pintsakut ka. Et see on siuksest firmast nagu Dracula Clothing. See on e-poes ja see ei asu Eestis. Et neid ma tellisin internetist. Ja mõõtudega ma vist väga ämbrisse ei astunud. Et ma üritasin sealt mingite tabelite ja asjade järgi välja arvutada, et milline see peaks olema. Ja siis leidsin midagi kokku. Et sellega koos, selle juurde võib-olla ma jätaks samad, tegelikult paneks mustad püksid, aga mul on olemas ka sellise mustriga kuldpüksid. Et aga neid ma ei hakka juurde panema, vaid ma panen need millegi teisega kokku. Oi, mul on vist püksilukk lahti. Tundub, et oli kinni. Siis siin mul on üks kamp parfüüme ka. Et niisugused. Mul oli neid rohkem, mõned on otsa saanud. Et siis peab seda valikut natuke täiendama. See kingiti mulle sünnipäevaks. Selle ma sain Lidl poest. Mul on üks Lidli oma veel. Nalja pärast võtsin nad, et proovin. Ja siis Paco Rabanne on kaubamajast. Ja see tegelikult ei ole ainult tool, vaid see on T-särk siin tooli peal. Niisugune T-särk. Kuna see kunstigalerii, mis mul vanasse tallu tehtud on, asub Lasnamäel, siis ma mõtlesin, et oleks igati teemakohane siuke Lasnamäe särk siin. Et see särk ei ole minu tehtud, et neid saab HC Gymist. Ja siis siinpool on mõned naljariide esemed, et siin ühe puukliendi toodud kraami hulgast tulid välja mingid imelikud stringid, mis tundub nagu mingi käsitöö, aga need olid mingis poepakendis. Ja siis mul on siin veel olemas Boorati stringid. Et sellel pühapäeval, kui tuleb üks selline pühapäev, kui tuleb siia kokku 300 külastajat, siis ma panen need selga ja hüppan lumehange nendega. Või panen lihtsalt selga või vaatab, mis me teeme.